Hommik täna 27. september, reede kell on 10.24 ja mulle just toodi kulleriga pakk kuivad šampoonid. Ma ei olegi neid kunagi varem proovinud, väga põnev. Ja ma teen hetkel siin ka plakatid kliimastreigi jaoks. Oleme jõudnud Musta Puudlisse, just tulid toidud. Soolalõhe peigel, siis väiksed pankoogid, chia puding ja muu see plakat ka siin vaikselt edeneb, kohe varsti on valmis. Oleme jõudnud Riigikogu ette kliimastreigile, mu silt sai ka valmis. Igaüks, kes lükkab uute kliimasõbralike valikute tegemist homsesse, ütleb sellega, et ta väärtustab oma enda lühiajalist mugavust ja heaolu kõrgemalt kui terve maa elanikkonna heaolu lähema paari aastakümne, isegi paari aasta jooksul. Iga inimene, kes ostab kiirmoodi, selle asemel, et osta kasutatud esemeid. Iga inimene, kes lendab lennukiga puhkusereisile, selle asemel, et reisida mööda maapinda. Iga inimene, kes ei suvatse minimeerida lihakogust oma taldrikul. Need on halvad, lühinägelikud valikud. Aga samas on endiselt väga oluline, et me tuleksime sageli tänavatele, sest et see ei lase ei meil ega teistel unustada, et kliimamuutused on praegu ühiskonnas kõige kriitilisem, olulisem ja kõike hõlvavam probleem, millega tuleb tegeleda nüüd ja praegu. Umbes tund aega hiljem oleme nüüd streigiga ühele poole saanud ja nüüd hakkabki siis kliimamarss. Kertu on seal selle lipuga ja tema taha võtame ja hakkamegi liikuma. Ma ei ole prügilagi. Meil ei ole teist planeeti. Surnud maal ei ela keegi. Olen jõudnud koju ja nüüd ma pean endale meigi tegema, sest edasi suundun ma tegelikult podcasti shootile. Seega ma teen teile väikse timelapsi enda meikimisest. Ülemistesse sain endale meigi tehtud. Ma olen siin koos Kaisanelega, kes on meie fotograaf. Täna meil on Kirsi Chilli podcasti rebrandingu shoot ja ma olen praegu Blendris, tellisin endale just lõunasöögiks tuunikala võileiva ja smuuti, sai just valmis ja olen oma purgi ja bambuse kõrrega ja ma pean sellega kohe minema Bolti. See on lahtise kaanega, seega ma loodan, et see juht liiga pahane ei ole. Ja kui te hakkate ütlema, et Boltiga sõitmine ei ole keskkonnasäästlik, siis see on vale, sellepärast et Bolt tegi kõik enda sõidud roheliseks, sest nad istutavad nii palju puid, et nagu see CO2, mis tekib autoga sõites, need puud tekitavad selle nagu tagasi. Seega tegelikult Bolt on kõige parem valik sõitmiseks, kui sul on vaja transporti. Olen jõudnud autosse ja lõpetasin just enda söögi. Kaisa on nii tore nagu assistendi ees praegu hoiab kõik mu mingi topse asja, et ma saaksin rahulikult süüa. Ja nüüd suundumegi Tehnopoli shootima. Ma ei tea, kus ma telefoni panin, tahtsin uurida, et kaugel Maria on või mis me... Okei, kell on juba 5 minutit üle ajast. Oi. No jaa, Maria ei ole veel helistanud, seega ma arvan, et ta pole ise ka veel kohal. Järelikult peame lihtsalt nagu täie auruga koha peal panema. Jõudsime siis esimesse asukohta, kus me teeme rebrandingu shooti, sest et Maria on uus Kirsi Chilli. Kas see on nagu announcement või nii? Kui Artur läks Tartusse ülikooli, siis me ikkagi graafikut ei suutnud kattuma saada, seega Plus ma väga tahtsin podcasti teha, väga tahtsin Victoriaga podcasti teha. Sa oled nii pikalt juba tahtnud, ma tean seda. Ma unustasin oma kanalil ära, et ma pole seda öelnud, sest ma nii arvisin ära sellega. Siis ma istun oma voodis ja siis olen vlogis järsku mingi... Ma pole kellelegi rääkinud, et ma hakkan podcasti Victoriaga tegema. Ja Maria oli mega hea idee, et me teeme samasugused visuaalid nagu enne olid, aga me teeme täpselt vastandvärvidest. Enne oli nagu must telliskivi taust ja musta pluusid, nüüd on valge telliskivi taust, valged pluusid ja samad rekvisiidid ka. Chilli ja siis pulgakomm, mida me kasutame hetkel Kirsi rekvisiidina, et mul oleks nagu suu õiges asendis. Seega pärast photoshopime sinna Kirsi asemele ja vaatame, mis saab. Aga nüüd läheb pildistamiseks.
meie uude salvestamise paika nii-öelda stuudiosse. No ma ütlen ausalt, meil oli tegelikult plaanis nagu nii-öelda päris stuudio ehitada, aga selle asjaga läks nii kaua aega, et kuna ma lubasin igal poole välja, et 30. septembril tuleb uus episood ja ma ei tahtnud inimesi alt vedada, siis praegu alustame selle ruumiga, katsetame, vaatame, kuidas läheb, aga praegu oleme siinmaal. Joon teed, Brait siin sätib asju ülesse, me teeme... Ma olen nii, eks ma hakkasin mõtlema, see on mu esimene päris podcasti nagu, mitte päris podcasti episood, aga enda podcasti nagu episood. Ma saan aru, et see on tegelikult mingisugune esimene samm millestki suuremast ja muust. Ja ma also jõin just kohvi, nii et see nagu... Ma sain just aru, et ma panin kaamera enam-vähem sinna kohta, kus meil podcasti salvestab, seega teil on praegu tõenäoliselt juba tunne, nagu te vaatate meie podcasti. Aga siin on 4 kaamerat korrakas. Tehnika siin igal pool laua peal. Ma olin vahepeal jumala segadus, et milline siin minu kaamera näeb. Brait, meie tehniline abi. Mida ma sulle ütlema peaks? Brait, praotutki, meil see tutvuda. Me oleme ühes kontori meeting ruumis, meil on siin väga kätte on jõudnud tegelikult hoopis järgmise päeva õhtu, sest et eile ma jõudsin nii hilja koju, ma olin mega väsinud ja mul reaalselt polnud teile mitte midagi näidata, sest ma läksin otse magama. Aga nüüd ma hakkan õhtusööki tegema ja ma Instagramis küsisin, kas te tahaksite retsepti ja 65% vastas jah. Seega ligi 2300 inimest soovis, et ma jagaksin teiega enda vegan kausi retsepti. Ehk siis, mida teil vaja läheb, on sool, pipar, oliiviõli, vahtrasiirup, kiinoa. Tegelikult soovitatavalt pekaanipähklid, aga need olid nii kallid, et ma võtsin mandlid, apelsin, salatissegu, koriander, laim, granaatõun, suvikõrvits, lillkapsas ja brokoli. Ma kahjuks ei oska teile täpseid koguseid öelda. Siin on lihtsalt komponent, mida teil vaja on ja vaadake ise, palju te süüa jaksate. Järgmise sammuna pesen ma kõik asjad ära. Teil võib tunduda imelik, et miks mingi granaatõun või... Aga see on sellepärast, et kui sa nagu oma kätega siia vastu lähed ja siis puutud kohe pärast seda sisu, mida toidu sisse, siis sa saad ikkagi need nagu mustuse ja asjad, seega on oluline kõik asjad ära pesta. Siin sees on siis kuum vesi, siin on mul siis meresool, mida ma panen natuke, et oleks maitset ka. Nüüd siis puhastan lillkaps ära, et seda keeta ja puhastan brokoli ja selle saab otse pannile panna. Nii, panin siis brokoli praadima, see säriseb, aurab siin väga mõnusalt ja nüüd on aeg hakata siis puhastama neid apelsine. On aeg hakata kiinoad ette valmistama, sest sellega läheb tegelikult päris kaua aega. Ma ei tea isegi täpselt, mis koguse ma tegema peaks, ma ei mäleta ka palju eelmine kord. Ja vett pidi topelt minema, seega ma juba ühe ajaga ma 5 panni, nüüd panen teise veel. Röstisime just ka neid lillkapsaid pärast keetmist panime korra pannile. Saime nendega ühele poole ja nüüd on siis aeg praadida suvikõrvitsad. Mandlid on tegelikult nagu mega pehmed ja lähevad suht kergelt, et sa ei pea isegi väga jõudu panema. Ma ei jaksa rohkem puhastada, mul on käsi nii valus siit punane, ma ei tea, kas te näete, seega ma juba enne võtsin siit 2 peokat täiega ära, nüüd ma panen need ka endale siia välistaldrikule ja nüüd hakkame seda praadima. Vahtrasiirupiga maitsestame, et oleksid head, röstitud, magusad, mõnusad pähklid. Panime natuke õli ja pähklid. Ja me hoiame kõiki asju eraldi kaussides, et need maitsed segamini läheks, siis kõige lõpus alles valame kokku. Lisan siia selle salati segu kõik, maitse poolest koriandrit. Kogu selle paki lisan ära, sest mulle väga maitseb koriandrit. Ja nüüd siis maitsestame neid pähkleid. Julgelt võib panna seda vahtrasiirupit, oleks need mõnusad magusad. See vist ongi meie viimane komponent, kui ma ei eksi, nüüd jääb ainult veel salati maitsestamine. Oleme jõudnud faasi, kus ma segan kõik asjad kokku. Hea, et me selle suure kausi võtsime, sest muidu ma arvan, et asjad ei oleks siia ära mahtunud. Näeb väga isuäratav välja.
apelsin, ossa. Granaatõuna ma jätan natukene veel alles, et pärast peale panna, sest siis näeb pildi peal ilusam välja ja pähklitega sama lugu. Laimiga tuleb maitsestada. Segata kui mulle küla näiteks puutu. Lõpptulemus hetkel näeb väga nämma välja. Siia vaja ainult veel pähklid lisada, aga me tõstame enne kaussidesse. Ja lõpp-produkt on valmis mandlite ja granaatõunaga ja head isu. Magustoiduks otsustasime me teha kookose chia pudingit mango püreega. Siin on teile väike sneak peek ja kui te soovite, et ma ka teiega seda retsepti jagaks, see on ka vegan, eks ju? Vist küll, jah. Peaks olema, siis andke kommentaarides teada ja mõnes tulevases vlogis saan ma jälle väikse kokasegmendi teha. Ma peaaegu, et oleks unustanud selle vlogi lõpetada, aga õnneks oli meeles see kindlasti visake pöidlad pesti, kui teile see meeldis ja andke teada, kas tahate rohkem toiduretsepte ja kui te seda katsetate, et kuidas siis välja tuleb, võite mulle alati ka pilte saata. Ja ärge unustage subscribe ida, klikkida seal punasel nupul seal all, et ei jääks tulevastest videotest ilma ning näeme järgmises vlogis. Tšauki ja head ööd, kes praegu maga läheb koos minuga.